Tere jälle! Muinasjutu lugemise aeg on jälle käes. Ma usun, et sa oled juba valmis. Alustame. Võlusopi 21. lugu. Kui igatsus tuleb külla. Võlusopis oli täna vaikne pärastlõuna. Pilved liikusid aeglaselt üle taeva. Lumi istus vana tamme juurte vahel. Ta vaatas, kuidas jaaniussid harjutasid õhtuks oma helendamist ja kuulas, kuidas tammelehed vaikselt sosistasid. Ja siis ta tundis midagi kummalist, justkui oleks keegi tema kõrvale tulnud. Ta ei näinud kedagi, aga tunne oli seal, vaikselt, rahulikult. Lumi kallutas pead. Kes sa oled? Küsis ta vaikselt. Tuul liikus õrnalt rohus. Ja siis vastas hääl, mis ei tulnud päris väljast ega päris seest. Mina olen igatsus. Lumi jäi mõtlema. Igatsus, kordas ta. Jah, ütles hääl tasakesi. Ma tulen vahel külla, kui keegi on sinu jaoks väga tähtis. Lumi vaatas taevasse. Kas sa tulid sellepärast, et ma mõtlen vanaemale? Igatsus ei vastanud kohe. Aga Lumi tundis, et tunne noogutas. Ta pani käe korraks oma südamele. Ja talle tundus, et igatsus istub tema kõrval samblas, täiesti vaikselt, mitte kurvalt, lihtsalt olemas, justkui oleks ta tulnud meenutama üht väga kallist lugu. Siis kostis metsarajalt tuttav hääl. Tere tulestikku! See oli Siira. Ta jooksis üle lagendiku, juuksed lehvimas tuules. Tema järel tuli Runo, kes uuris midagi oma märkmikus. Lumi, ütles Siira, miks sa mõtliku näoga istud? Lumi mõtles hetke. Mul on külaline. Runo vaatas ringi. Kus? Sa ei näe teda, ütles Lumi. Tema nimi on Igatsus. Siira istus kohe Lumi kõrvale. Aa, ütles ta tasakesi. Ma tean teda. Runo kergitas kulmu. Sa tead Igatsust? Siira noogutas. Jah. Ta tuli minu juurde siis, kui minu koer Pähkel ära suri. Ta vaatas rohtu. Lumi naeratas natuke. Pähkel on hea nimi. Vahel ma kuulen ikka veel, kuidas ta trepist alla jookseb. Ta mõtles hetkeks. Ja siis ma mäletan, et teda ei ole enam. Ta vaatas ikka maha. Ma igatsen teda. Runo tõstis sõrme. Mul on üks teaduslik mõte. Siira ohkas. Muidugi on. Runo istus nende kõrvale. Ta mõtles natuke. Teaduslikult on igatsus tegelikult väga huvitav tunne, ütles ta. Siira ohkas jälle. Runo. Ei, päriselt, jätkas Runo. Kui keegi on meile väga tähtis, siis meie aju
salvestab temaga tehtud mälestused väga tugevasti. Ja kui teda ei ole lähedal, siis meie mõtted lähevad teda otsima. Lumi mõtles. Nagu väikesed postituvid. Bruno naeratas. Täpselt. Sel hetkel laskus nende kohale sügav sinine liblikas. Frederik. Ta maandus tamme oksale ja liigutas aeglaselt oma tiibu. Õrn sinine valgus vilksatas tema tiibadel nagu väike õhtune täht. Ma kuulsin sõna igatsus, ütles ta rahulikult. Lumi noogutas. Frederik ütles pehmelt. Kui armastus on olnud suur, siis tekib ka igatsus. Lumi mõtles sellele. See tähendab, et igatsus näitab, kui väga me kedagi armastasime. Frederik vaatas taevasse, kus pilved triivisid aeglaselt üle lagendiku. Kas te teate, et kui inimesed või loomad üksteist väga armastavad, siis tekib nende vahele üks eriline asi. Bruno kallutas pead. Mis asi? Frederik naeratas. Nähtamatu niit. Siira silmad läksid suureks. Aga kui ta on nähtamatu, kuidas me teame, et ta on olemas? Frederik liugles korraks oksalt õhku ja maandus jälle tagasi. Sest südamed tunnevad seda. Ta vaatas tamme juuri, kus lapsed istusid. Kujutage ette, et sinu südamest läheb üks pehme kuldne niit selle inimese või looma südameni, keda sa armastad. Bruno mõtles hetke. Kas see niit võib olla väga pikk? Frederik noogutas. Väga pikk. Ta võib minna läbi metsade ja linnade, läbi mägede ja merede. Ta vaatas õrnalt Lumi poole. Ja isegi läbi aja. Siira kortsutas kulmu. Mis tähendab läbi aja? Frederik vastas rahulikult. See tähendab, et isegi siis, kui keegi ei ela enam meie lähedal, ei kao see niit ära. Ta liigutas aeglaselt tiibu. Ta jääb alles mälestustes, lugudes ja tunnetes. Siira vaatas rohtu. Kas minu ja pähkli vahel on ka selline niit? Muidugi on.
Siira mõtles hetke ja naeratas natuke. Siis sellepärast ma vahel tunnen, nagu ta oleks ikka kuskil lähedal. Runo tõstis sõrme. Kas see tähendab, et kui me kellestki mõtleme, siis liigub see niit natuke? Frederik naeratas. Just nii. Iga kord, kui sa meenutad kedagi, keda armastad, muutub see niit natuke soojemaks. Lumi vaatas oma käsi, justkui püüaks seda niiti ette kujutada. Siis vanaema niit on ikka alles. Jah. Õhtu muutus hämaramaks. Jaaniussid süütasid oma väikesed tuled. Siira vaatas ühte neist. Pähkel armastas jaaniusside järel joosta, ütles ta. Runo muigas. Kas talle porgandid ka meeldisid? Siira raputas pead. Ei, kahjuks mitte. Miks kahjuks? Küsis Runo. Siira kehitas õlgu. Sest mulle meeldivad porgandid. Runo naeratas ja ütles. Tegelikult pole see sugugi halb. Koerad võivad küll natukene porgandit süüa, aga liiga palju pole neile hea. Siira mõtles hetke ja naeris. Siis Pähkel teadis vist ise päris hästi, mida süüa ja mida mitte. Runo muigas. Mõne hetke olid nad kõik vaiksed. Jaaniussid vilkusid rohu sees nagu väikesed tähed. Runo vaatas Lumi poole ja ütles pehmelt. Sinu vanaema küpsetas ka vist väga häid kooke. Lumi naeratas õrnalt. Kõige paremaid. Frederik liigutas tiibu. Näete, iga kord, kui neid meenutate, süttib üks väike valgus. Siira vaatas Jaaniussi. Nagu see siin. Lumi mõtles hetke ja ütles siis. Ma arvan, et ma kirjutan vanaemale kirja. Runo naeratas. Suurepärane idee, postituvi mõtted saavad siis päris kirja ka. Siira lisas. Ja joonista sinna kindlasti kook. Miks kook? Küsis Runo. Sest kook teeb kõik paremaks. Kõik naersid. Nad istusid mõnda aega vaikuses. Tuul sahises tammelehtedes. Igatsus oli ikka seal. Aga see ei tundunud enam nii raske. Rohkem nagu soe sall ümber südame. Ja nii õppisid Võlusopi lapsed täna, et kui igatsus tuleb külla, siis ta tuleb meenutama midagi väga ilusat. Sest ainult neid inimesi ja loomi, keda me igatseme, neid me oleme päriselt armastanud. Ja armastus ei kao kunagi päriselt ära. Armastus jätab alati nähtamatu niidi. Ja see niit hoiab südamed ühenduses. Just nii.